Tere kena pärastlõunat ka minu poolt. Minu nimi on Jarmo Vooglaine ja lühidalt võttes tegelen siis ajutise liikluskorralduse koordineerimisega Maanteeametis. Ma ei hakka seda nimetust ette lugema, see on liiga pikk. Minu siis ettekande üldiseks fooniks on siis liikluskorraldus pindamisel ja ka sellised küsimused ajutise liikluskorralduse kohta, et mis seis meil praegu on ja mis seis meil võiks ka olla ehk tulevikus. Tõin kava ka siia välja, see on ehk lihtsam jälgida, et alustaksin traditsiooniliselt tüüpjoonist ülekäimisest, et niisuguse liikluskorraldus pindamisel ja pindamisega seotud töödel peaks olema. Siis toon ka välja levinumad vead, et mul kahjuks selle aastas pildimaterjali väga pole, kuna ise loodusesse jõudnud, aga enamjaolt on need rehad samasugused, kui otsa astutakse. Et siis tõin natuke vanemad pildid välja. Siis räägiks natuke hetkeseisust ja tulevikust ja siis kokkuvõtte arutelu. Et tüüpjoonised tõin siis välja uuest, enamus tõin välja uuest kehtima hakkavast määrusest nõude ajutise liikluskorraldusele. Ja see esimene on siis toodud pigem praktika väljakujunemisel. Et siin on siis profiiliparanduse tähistamine. Et selle suve jooksul selline joonis profiiliparanduse puhul hakkas nagu käima. Midagi erilist siin pole, et põhiline on see, et hoida inimene eemal sealt, kust ei taha, et ta oleks. Et täpselt nagu ka eelnevalt on siin räägitud, et see on peamine, et keegi rikuks ära kellegi suure vaevaga tehtud tööd. Ma väga ei hakkaks süvenema nendesse joonistesse, ma arvan, et kuna esitsuka tuleb pärast kõigile, et siis näete ka oma silmaga need joonised üle. Siis teine on pindamise tähistamine, üldtähistamine. Et on toodud siis välja lõigu tähistamine 1. kuni 3. päeval peale töö teostamist ja siis ka peale 3. päeva. See ribapindamine, vabandust, minuga. Ribapindamise tähistamine. Et nagu siin näha, siis ribapindamise puhul tegelikult tüüpjoonis näitab ka seda, et Mareki poolt toodud sellist põhimõtet on ka mingil määral rakendatud, eks ju, mitte küll täieliku pindamise puhul, aga siin puudus ribapindamise puhul. Et ongi, et väljas on 70 ja külje peal on ka siis soovituslik 50. Ja siis samamoodi väga tähtis asi, mida siis teha, on kindlasti dubleerimine, kiiruspiirangu dubleerimine siis peal tulevatel teedel. See on niisugune põhiline asi. Nüüd see on siis pindamistööde tähistamine, kuidas üldiselt seda teha. Et hetkel kehtiv määrus ütleb mustvalgel ära, et kui pindamistöid tehakse, tuleb kasutada 35130. Ehk siis igal juhul sellega nagu vastuollu minna ei saa, et tänasel päeval on raudpolt kindel, et kui toimub pindamine, siis 30 peab väljas olema. Ja on kõik, seal nagu diskussioon lõpeb tegelikult. Ja 4. viimane joonis on, kuna ka asulas on pindamist toimunud, siis see on niisugune hea joonis ka töövõtjale, et juhul kui see 30 on rakendatud, kuidas seda siis nagu asulas rakendada. Sest asulas tihtipeale eksitakse sellega, et pannakse 30 küll välja lõigu otstesse ja dubleeritakse neid iga kilomeetri tagant, nagu piibel ütleb seda, eks ju, või siis määrus. Siis tegelikult asulas tuleb ka dubleerida neid 30 peale iga ristmiku, sest ristmik tegelikult lõpetab kiiruspiirangu. Et ma just nimelt sellepärast tõin selle joonise siia välja, et seda nagu meelde tuletada. Nüüd levinumate vigade juurde. Et esimeseks siis on see, et piirangute kasutamine juba enne tööde reaalset alustamist. Et see on niisugune, kui nagu pindamistöödel inimene ei saa 30 aru, nagu me ka eelnevalt oleme aru saanud, siis veel vähem saab ta sellest aru siis, kui nagu tegelikult midagi ei toimugi. Et see on niisugune, saan aru, et tegelikult on väga mugav tegelikult märgid juba välja panna natukene enne seda, kui tegelikult reaalseks töö tegemiseks läheb. Aga see vahe võiks olla väga väike, et tegelikult märgid võiks minna välja siis, kui töödega pihta hakkab. Siis mõjuala märgi puudumine. See on ka väga levinud viga, et tegelikult peaks olema märgi 155, see lahtine killustik all tegelikult mõjuala tahvel igal pool. Et see on ka määruse poolt tegelikult kehtestatud, et see nõu ei tule niisama maitse-eelistusest. Ja ka pindamislõigu alguse tähistamine, et tegelikult ütleb ka määrus seda, et kui pindamislõik algab, siis tuleb see tähistada 6-8 kuutega. Et siin, kui keegi oma objekti ära tunneb, siis kätt ei ole vaja tõsta, et võite lihtsalt vaadata ja muheleda. Ja siin ka samasugune näide teiselt poolt objekti. Et jällegi lõik algab, kui pindamislõik ei ole nagu 6-8 kuute ehk siis tulpadega tähistatud.
Ja ka märkide tühistamisest, et siin, kui te näete, siis siin on lihtsalt, ei teagi, mis materjalid peale on tõmmatud. Teipi ka natuke kasutatud, et see ei ole tegelikult õige tühistamine märgil. Märgi tühistamine käib ikkagi teibiga, musta ja oranžiga teibiga ja äärest ääreni. Nüüd siis ma nagu väga ei tahaks keskenduda sellele, kes nagu mida nüüd valesti tegi, kus kohas ja siin näpuga näidata, vaid nagu Marek ütles, et pigem nagu otsida ühiseid lahendusi sellele, et oleks tellija rahul, oleks töövõtjal hea tööd teha ja oleks ka liiklejal mugav liigelda samal ajal, kui pindamised käivad. Et hetkeseisust ja mõtetes seda, et tegelikult ongi nii, et nagu Kauri ka ennevalt ütles, kiirusrežiim tegelikult 30 km tunnis ei tööta vastavalt uuringutele, ja ta tõi ka välja põhjuse, et arvatavasti just nimelt selle pärast, et meie küll nagu teame, miks see 30 seal on. Ja seda ütleb ka määrus, et see peab seal olema. Kuid liikleja, nagu kujuta ette, et kui sa sõidad näiteks 10 kilomeetrit 30, et lõpuks ikka ütleb tegelikult närv üles küll, et sõidad ja lõik otsa ei saa ja teised sõidavad ka kiiremini ja mis ma siin ikka venin, eks. Ma arvan, et see on ka natukene selles liikluskultuuris kinni, et see Rootsi näide on hea, et tegelikult õiges liikluskultuuris peakski asi nii toimuma, et sa arvestad kõigiga. Et kui sa tuleb keegi vastu, siis sa võtad maha ja pärast see kiiremini sõita, eks. Aga Eestis nagu kuidagi tundub, et me ei ole veel arengult siin tasemel jõudnud. Ja siis see teine tähtis punkt, et tegelikult hetkel kehtiv määrus siis liikluskorralduse teetöödel sätestabki siis pindamisel kiiruse 30 km tunnis. Ja nii lihtne see ongi, et sellest nagu mööda praegu vaadata ei saa. Ja ma natuke, nüüd ma sain ka ise targemaks pindamisalalt tänu eelnevatele nendele ettekannetele. Ma ütlen ausalt, et mul teedeehituslik nagu haridus puudub. Et ma tõin ka siia välja tegelikult selle, et ehk hakkab nagu see tehnoloogia, mida me kasutame, tegelikult maha jääma muu maailma arenguga. Et ma ei tea, see tehnoloogia on vist mitukümmend aastat kasutusel vist olnud, eks ju. 100 aastaid, okei. Et siis sõidate hobustega, volgadega, eks ju. Et siis võib-olla see 30 kilomeetrit ei tundnudki nii hull, et täitsa okei oli täristada, et tundus siuke optimaalne kiirus. Aga tänapäeva autod, tehnoloogia, 30, mõni auto ei sõida vist 30 täna, ma arvan. On täitsa isegi siukseid autosid juba. Et tuleks nagu võib-olla ka tellijal, see on küll keeruline hangetesse seda panna, aga võib-olla tuleks natuke tellijale endale otsa vaadata, et mõelda, et mida me tegelikult tahame. Ma läksin nüüd tagasi, pidi. Tuleviku mõttes hea uudis selle suure pilve tagant on see, et tegelikult 1. jaanuarist 2019 hakkab kehtima uus määrus nõuded ajutise liikluskorraldusele, kus siis pindamisele ei ole tegelikult toodud kiiruspiirangu nõudeid. Mis siis tähendab seda, et juriidilises mõttes ma ka pindamisjuhist vaatasin, seal ma ei leidnud ka, et midagi ütleks, et 30 peab kehtestama. Või minu teada ei tohiks ühtegi dokumenti olla uuest aastast, mis ütleb, et peame 30 kasutama. Et see on nüüd selline suur nagu küsimus, et kuidas nüüd edasi. Et see on tegelikult kõigi osapoolte nagu sisendit vajav asi. Et see on tegelikult suur küsimus, et kui me teame nagu, et see kiirus ei toimi, siis mis on tegelikult optimaalne kiirus just nimelt selles mõttes, et me võime kiiremini inimestel lasta kui sõita, aga kas see pindamisobjekt ka pärast nagu on vastuvõetav. Et kivid jäävad siin alles, et kõik aspekte on hästi palju. Aga lihtsalt juriidilises mõttes uuest aastast lähevad nagu käed vabamaks. Ja jällegi, et nagu see pindamistehnoloogia võimalust uurime, et ehk võib-olla teha vähem, kuigi see on natuke võib-olla ebapopulaarne arvamus, eks ju, et kui tuleb ülevalt mahu arv ja sa pead tegema seda, siis kuidas sa ütled seda vähem, eks ju. Aga kui teha vähem, siis oleks nagu ehk talutavam liiklejale, kvaliteetsem töö ka tellijale ja ka tegelikult töövõtjal oleks ehk lihtsam oma tööd teha, sest tal on vähem vaja tegeleda igasuguste pseudoprobleemidega, mis tegelikult ei tohiks kaasneda tema töö tegemisega. Kokkuvõtteks siis, kui nagu mõelda, siis tegelikult liikluskorralduse puhul on kõige lihtsam lähtuda tüüpjoonistest, et uues määruses on need esimesed 3 pindamise joonis on sees ja siis on see asulatähistus sees, et ribapindamise joonis on meil liikunud töövõtjate vahel minu arust ringi ja samamoodi ka see profiiliparandus oma. Et kui tekib küsimus, siis tegelikult iga asja jaoks on tegelikult tüüpjoonis olemas. Seda võib julgelt küsida, tegelikult me peame ise rohkem jagama, et kõik seda kätte saaksid.
siis kui on juba nagu loodusesse minna, siis tegelikult liikluskorralduse puhul, kui see välja panna, siis tegelikult küsimuste puhul enamjaolt aitab siiski kehtiv määrus, mis praegu on veel vana, uuest aastast tuleb uus. Ja kindlasti aitab ka siis riigiteede ameti liikluskorraldusjuhend. Et ka seal on päris paljud asjad välja toodud, mis siis on vaja teha. Ja põhiline minu arust on see, et tähtada liikluskorralduse kehtestamisel nagu tervest mõistusest. Et küsida endalt, et kas mulle endale meeldiks see piirang, et kui näiteks pole tööd veel käimas, ma panen 30 välja, kas ma ise sõidan liiklejana seal 30-ga? Ma arvan, et tihti peale tegelikult sõida, eks ju. Et väga palju tasuks nagu panna ennast liikleja olukorda. Ja hetkel siis on ka fakt see, et me ei suuda tagada seda kehtestatud suurimat lubatud kiirust 30 kilomeetrit tunnis. Seda näitavad arvud. Enne me arvasime, et see nii on, nüüd me teame, et see on niimoodi tegelikult. Ja selle valguses saab ka öelda, et tegelikult uus määrus annab tegelikult võimaluse tõsta pindamistöödele kehtestatud suurimat lubatud kiirust. Ja kindlasti on vaja ka mõelda siinkohal, ma ütlen, jätkuvalt selle tehnoloogia võimaluste peale ja vajaduse proovida või uurida tehnoloogilise võimaluse, mis annavad ehk rohkem võimalusi ka kiiruse tõstmiseks. Sest mul ei ole nagu puuduvad andmed, kuidas näiteks kiiruse tõstmine mõjutaks seda objekti kvaliteeti, et seda ma ei tea, kas keegi oskab seda öelda või ei oska öelda, eks ju. Mina igatahes ei oska, ütlen ausalt. Et suur küsimus, mis siis ma nagu lahendusi oma ettekandes väga ei paku, ma pigem provotseerin, et kuidas siis selle pinnalt edasi minna, mida me teame tegelikult. Ma ütlen ausalt, meie liikluskorralduse osakonnas ei ole veel jõudnud arutada seda kiiruse teemat. Ja see on kindlasti asi, mida nüüd uueks aastaks tuleks kindlasti arutada nii ehitusosakonnal, liikluskorralduse osakonnal, kõikidel maanteeameti osakondadel kui ka töövõtjatel kindlasti. Et siin oleks vaja kindlasti sellist ühist seisukohta, kuidas edasi minna, aga kindel on minu arust see, et praeguses olukorras me niimoodi nagu edasi kindlasti minna ei saa. Et meil on tegelikult alus selleks antud, et me saaks midagi paremaks teha ja võib-olla muuta midagi võrreldes selle 100 aastaga, mis siin viimane on olnud, eks ju. Ja selle pinnalt ma lõpetangi, ma arvan, et saate kõik kodus edasi mõelda, et kuidas võiks ja mida võiks, aga minu isiklik arvamus on see, et see 30 toimi ja kindlasti tuleks uurida võimalusi üldiselt, kuidas edasi. Ja küsimusi? Kas saaks selle asula tähistuse juurde tagasi? Jaa. Seal lahtise killumeetri olemas? See on lihtsalt tüüpjoonis, kuidas üldiselt tähistada. Siin ei ole ta pole otseselt pindamise joonis nagu selles suhtes. Et siin ongi lihtsalt see, kuidas, enamjaolt see põhiline fookus on sellele, et kuidas kiiruspiirangut dubleerida just nimelt. Aga tegelikult et iga suurema ristmiku peal lahtise killumärki peab ka tegelikult dubleerima, et liikleja teaks, miks see piirang seal on. Et see on õige märkus, ma ennem seda ei maininud. Küsimus selle sama asula sisese tee liikluskorralduse kohta. Jaa. Kus te jalakäijad parem? Millal? Nagu asula siis hinnatakse. Kõnniteed ei ole. Kuidas asula väliselt siis? Ja ma küsin sealt ütleda, nii et see on ju asula välisel vähem üle kui radasid, et kus sa siis paneb? Ma ei tea, kuidas praktika on. Küsimus on selles, et kas te jalakäija jookseb töötavate masinate vahel või ta suundatakse eemale? No tegelikult ütleb riigiteede ajutise liikluskorralduse juhend seda, et kergliiklejal jalakäijal tuleb tagada ohutu läbipääs läbi objekti. Niimoodi ütleb juhend tegelikult. Aga kolonnisel hetkel selle koha peal on? Siis ilmselgelt kergliikleselt tol hetkel läbi ei saa. See on küsimus. Hea küsimus, kui hetkel jään vastuse võlgu, aga panen kirja endale selle hea küsimuse kindlasti. Kui pindamiskolonn on, siis üldjuhul liigub kiirem kui jalakäija kiirus, et sellest suhtes, et jalakäija väga järgi ei jõua. Järgi ei jõua, aga meil on Järva-Jaani asula näiteks hakkab pindama, eks ole. Need on seal igatipidi kaelapidi vahel peavad üle tee minema ja üldjuhul nad on mõistlikud, et võib-olla ei peagi reguleerima üle. See on väga hea märkus.
Mul on küsimus selle uue siis määruse kohta, et mis tegelikult nagu veel ei ole nagu formuleerunud. Ta on olemas, aga ta ei kehti, ta on üleval. Ma saan aru, et sul ka soovitus on see, et lähtud pigem nagu tüüpjoonistest, siis tegelikult neid ka olemas veel ei ole. Need tüüpjoonised on seal määruse küljes olemas selles suhtes, täitsa sees olemas. Aga tüüpjoonis on nagu ideaalses maailmas, ideaalses keskkonnas, eks ju, et need tüüpjoonised on selleks, et näidata pigem põhimõtted ära, eks ju. Aga on ka sellised olukordi, kus need tüüpjoonised ei toimi, et kui oli see määruse tutvustamise koolitus, siis sama rõhutasin ka nagu seda, et need on lihtsalt selleks, et anda edasi põhimõtted, mis meil on, aga igasse olukorda tuleb suhtuda nagu ikkagi tegelikult eraldi, täpselt nagu sa rääkisid nende objektide puhul, et hea oleks, kui iga objekti võetakse kui nagu rätseptööna, et sa vaatad, eks ju, kõik üle ja teed omad järeldused sellest, mis liiklus seal peal on, mida tahetakse saada ja nii edasi, eks ju. Samamoodi need tüüpjooniste puhul. Et võtta nad ette just pigem selleks, et vaadata, mis põhimõtted kehtivad. Ja kui alati on küsimusi, siis küsige alati kindlasti. See nagu ikkagi nagu siis lähenemine, et kiiruspiirangud nagu iseenesest pindamisel ikkagi on nagu lahtine koht. No täpselt sinna ma nagu lõpuks jõudsingi, et kui uus määrus hakkab kehtima, siis kõik kas 90 panna sinna välja. Ma arvan, et see oli täna ainukene määrus, mis seda reguleeris, et tee kvaliteedinõuded ei piiranud samamoodi sul kiirust. Et ütles, et kui see on, et siis 72 tunni jooksul peab olema see märk seal läinud. Aga ma tahtsin just tulla sinnamaani välja, et kiirus piirata, mitte nagu soovitada, vaata. See on see vahe, vaata, et kas ma tahame piirata või soovitada. Kas see on ka nagu diskussioon täna või ei ole? Ei, kindlasti on diskussioon selles mõttes, et sa isegi inimesena tead, et sulle ei meeldi, kui sul keelatakse midagi teha, eks ju. Sulle meeldib pigem keegi ütleb, ma soovitan niimoodi teha, eks ju, sa saad valida siis. Et see on päris suur diskussiooni koht, ma ütlen ausalt, me ei ole nagu ameti sees seda, minu teada, minuni juba jõudnud, et seda oleks nagu otseselt arutatud. Sest hea, et sa mind siia kutsusid, see pani mind nagu uurima ka seda uut määrust, juhendit ja kõiki dokumenti, mida ma tean just selles pindamise valguses. Aga nüüd nagu tuligi välja see, et tegelikult kiiruspiirangu kohustus või nõue kaob ära. Et selle ma avastasin ka võib öelda paar päeva tagasi. Et see on ka minu jaoks natuke uus. Töödevaheline nõue jääb alles. Inimesed töötavad teel, siis on... Jah, kui inimesed töötavad teel liiklusest eraldamata, täiesti eraldamata, aga sul terve 10 kilomeetris lõigu peal ei tööta inimesed teel eraldamata, liiklusest eraldamata. Et see jääb praegu üles õhku, aga see ongi küsimus meile kõigile, et kui see diskussioon tuleb, siis tegelikult võiks... Kõigil kindlasti on mingi oma arusaam, ma arvan, neid arvamusi sama palju, kui on inimesi tegelikult, et jah. Mina küsin ka. Tegelikult määrus kehtestab ju miinimumnõuded. Aga tellija omalt poolt võib neid karmistada. Ja tellija omalt poolt võib karmimaid asju nõuda küll oma juhendis, juhises, kus iganes. Aga kas juhend ja juhis on nüüd selle uue määrusega kooskõlla viidud? Hetkel töö selle nimel käib, et juhend on praegu parandamisel ja on ka märkuste esitamiseks. Minu arust on juba väljas käinud mingi ringi. Aga nad lähevad niimoodi, et enamalt see uue määruse asi oligi see, et määrusse läksid enamus asju, mis on praegu kehtivis juhendis sees. Ja nüüd juhendist võetakse nii edasi ära, mis läksid uude määrusesse. Et need muudatused on sellised kosmeetilised hetkel pigem. Mul on see küsimus veel, mis tuli sellel aastal nagu üles, võib-olla uuega ta muutub vähekene, aga tegelikult nagu ma saan sina, et see kunn, kes kooskõlastab kõiki pindamislõikude skeeme või? Jah, kõik ajutise ekskursioonised peaks igast. Ma sain ka arvata, et see on ka põhjus, miks sa tegelikult see aasta üldsegi loodusesse jõudnud, on ju? Jah, võib vist öelda küll niimoodi. Kuidas sul see valu läbi on, et kas sa tahad seda samamoodi edasi teha või et ta läheb see nagu kuidagi regiooni ka, et regiooni mees saab seda teha? Ei, sa mõtled, mida teha? Kooskõlastada pindamise nagu liikluskorraldust. No, see on nüüd siuke hea küsimus jällegi, et kindlasti mingite jooniste puhul kindlasti, et lihtsalt olgem ausad, kui nii palju kui inimesi on ka arvamusi, on ka viise, kuidas töid tehakse, et see oli meie selle aasta suurim probleem. Et nüüd ma näen, et kui nagu mul on küll tunne, et nagu joonised ja nõuded nagu üle Eesti on nagu ühtlustamas liikluskorralduse puhul, minu arvust. Et eks kindlasti, selle aasta mure on üldiselt see kausule, et ongi väga vähega välja jõutud tegelikult. Nii piirkonna meeste kui ka minu enda poolt. Et see on see suur mure tegelikult. Ja järelevalve kui selline, järelevalve siuke vähesus on ka see aasta minu arust üks probleeme. Ja see on üldiselt ka probleem. Tegelikult kui järelevalve puudub, siis see on raske nagu asju parandada minu arust.
et pigem see järelevalve ei pea olema sihuke piitsaga, vaid lihtsalt alati piitsaga, oleneb muidugi rikkumisest, eks ju. Aga pigem võiks see olla ka koostöövormis. Aga ilmselgelt on jah, minu arust on ressurssi vähe, kui nii võtta. Kas on küsimusi veel Jarmole? Tänamise koht. Jah, et siis on aplaus muidugi.